Good morning! Käes on esmaspäeva hommik ja minul on see nädal Selecti tantsulaager. Ma olen nii valmis selleks, ma olen valmis arenema, ma olen valmis võtma vastu uut teadmist, ma olen valmis tantsima ja mis või kes meil siin täna plaanis on? Alustame esmaspäevast. Nii, seekord ma ei tea põhimõtteliselt mitte kedagi, kes tuleb. Meie esimene päev algab sellise inimesega nagu Jebe, siis on Daniel, siis on 2 tundi pausi ja siis on Toby. Ja ma vaatasin igat seda venda ja ma ei tea mitte kedagi neist. Esimesed 2 tundusid rohkem commercial, viimane tundus rohkem selline hip-hop. Nii et vaatame, mis see kõik endaga kaasa toob. Aga kõik on mehed täna. See aasta on Select tantsulaager siis T1. Mis on täitsa tore, sest seal on nüüd hästi palju söögikohti ja värki, et saab hästi süüa. Nii et jah, let's go! Üks asi, mille ma unustasin lisada, on see, et see aasta hakkab camp kell 10 hommikul, mitte kell 9. Eelmine aasta oli kell 9 hommikul, wow, overexposure. Ja see oli nii heavy, sest 7:30 iga päev ärgata tantsulaagri jaoks. Ma ei ole harjunud sellise asjaga, sest üldjuhul tantsijatel on kõik asjad õhtuti, et meil ei ole nagu hommikuti nii. Nii et tund aega magamist on nagu überhea. Veel üks väike nii-öelda muudatus, kas just muudatus, aga meil ei ole see aasta 20 klassi, nagu et meil on 5 päeva. Eelmisel aastal oli 5 päeva ja 4 klassi siis iga päev. See aasta on esimesel ja viimasel päeval 3 klassi. Mis tegelikult on nii nice sellepärast, et esimesel päeval võiks nagu tegelikult võtta rahulikumalt. Ma tean, esimene päev täpselt, et kõik tahavad nagu boom, rünnata, aga tegelikult on hea võtta nagu sammuka lihtsamalt ja viimane päev lihtsalt on selline päev, kus kõik on juba nii läbi, et tegelikult see on päris hea, et ei ole nii hull see viimane. What? Let's go! Pop my chest back, boom, boom. To then push it into my chest, boom. To then go all the way around. When I go all the way around, I want to swing and push all my weight onto my right leg. So I want to be here so that on the 8, I can go 8. Yes. Enjoy the rest of the classes today. As I said, take as much as you can. And I will see you guys again tomorrow. 1 down, 2 to go. Mina, kes ma ei higista mitte kunagi, nagu näost. That's how hot it is in here. 7, 8, and 1, 2, 3. I see a lot of us are getting like a bit late for this. Vaadake, kui põnevad uued joogid ja täpselt elektrolüütide ja kõigega. Ehk siis treeniks ilmselt väga hea. Liisa purjus vä? Purjus, oh my god. To my chest. Boom. To then switch this. Boom. To then bring this left leg through. Boom. To then hit. Check. Yes. So I... By the end of the day, like, you're in the room. Do you get what I mean? You're present in the room. Räägime natukene. Esiteks ma jõudsin koju, sõin, siis ma jäin magama. Alustame sellest, et täna oli esimene päev campist. Esimene klass oli Jebe. Ma ei tea, kuidas ta nime öeldakse, eks ju? Ja see oli fire. Nagu see oli nii haige esimese päeva esimene kava, et lihtsalt I was so struggling. Kava oli üliäge, aga lihtsalt nagu ongi see, et kui sa pole harjunud nii kiiresti liikuma tantsudes, siis üliraske on. Aga see on ülihea push ja mulle täiega meeldis see kava ja ideaalne algus. Lihtsalt ongi see, et kohe esimesel päeval, kohe esimene klaas, et nagu
juba aju jooksis kokku, siis ma mõtlesingi, et issand, mida ma siis ülejäänud päevad teen, kui juba esimene klass on selline. Siis teine klass oli Daniel. See oli vibe. Aga Tinashe, kava ise ei olnud raske, sest nagu see oli hästi palju korduvaid liigutusi ja hästi sellised klassikalised commerciali liigutused, ma ütleks. Aga lihtsalt see, et seal oli palju kordusi, ajas tihti nagu pigem sassi. Et vahepeal on, usute või mitte vastupidi, et mida kergem on koreo, seda raskem sul on. Ma ei tea, vahepeal lihtsalt on nii. Vahepeal on lihtsam õppida need raskemaid kombosid, sest need jäävad lõpuks paremini külge, kui see, et on mingid super lihtsad kombod. Ma ei tea, kus see loogika on, ärge küsige, aga nii on. No see oli see lunch ja siis oli viimane klass oli Toby. Vot see oli kõige vähem minu stiilile sarnane vibe. Et see oli hästi selline flowy hip-hop. Ja nagu mul oli üliraske tegelikult nagu kuidagi moodi sinna haakuda, sellepärast, et see on esiteks päeva viimane klass ja teha mingit enda stiilist nagu väljaspool mingit mugavustsooni, mingit stiili, et see on nagu üli suur push. Ja kuna see oli nii, mitte rahulik, aga see oli niisuguse vibe'iga, et mul nagu, ma pidin täiega fightima, et mul ei kaoks nagu fookus ära. Et selles mõttes see oli raske klass nii kava mõttes, kui ka selle mõttes, et ma hakkasin juba uitama kuskile. Aga ma tean, et sellised klassid on ka vajalikud, sellepärast, et ma näen, et see stiil ei jookse mööda külgi alla. Ja no ongi see, et ta ise õpetas väga hästi, aga kuidagi midagi tema energias oli sükest, et ma ei saanud nagu piisavalt seda energy't, et ma nagu hüppaks või no ma ei tea, võib-olla asi minus. Ja õhtul oli see meet and greet, aga ma sinna ei saanud minna. Nojah, mulle ikkagi seal MyFitnessis meeldis natuke rohkem. Seal oli eelmine aastal meil MyFitnessis Ülemistes. Seal oli küll vähem ruumi, aga sees näiteks põrand, mis seal oli, on see nagu, ma ei tea, kas see on betoonpõrand või see kivipõrand. Ja tegelikult on üpris ohtlik, sellepärast, et tossudes tantsides ma tundsin, et nagu koeg nagu jalg jääb nagu kinni. Et just näiteks mingi esimese 2 kavaga, kus oli hästi palju pöördeid, siis ma olengi nagu, et kui su jalg jääb kinni ja sa teed vale liigutuse, siis see põlv lihtsalt on väga ohtlikus olukorras. Et ma ei tea, et võib-olla peaks sinna mingi tantsupõranda panema või midagi, et praegu oli hästi, aga lihtsalt ma loodan, et kellegi midagi juhtub, ja see muusika, need kõlarid olid ka kuidagi veidrad, nagu hästi, nagu olenes ka laulust muidugi, aga mingi lauluga, näiteks viimane klass, tal oligi selline old school hip-hop vibe ja seal on nagu veits teised nagu helid ja nagu vahepeal ikka hakkas täiega kõrva, seal oli üks heli niisugune piip, mis alguses, kui ta lasi, ma olin mingi, kas mingi tuletõrje häire läks tööle, aga siis ma olin mingi, okei, ei, sealt tuleb laulust ja see oligi nagu kavas lõpuks selles kohas, me tantsisime ja sa iga kord, kui see koht tuli, mul läksid liigutused sassi, sellepärast see nagu heli nii ajas mind segadus, sest see oli nii nagu heavy kõrvadele. Aga jah, ruumi mõttes on ju mega palju rohkem ruumi, sa näed treenerit igalt poolt, kus sa lähed, et selles mõttes on nice. Ja täna oli meil siis, kõik päevad on vaata 2 tundi see paus. No me täna näiteks tundsime, et see 2 tundi oli võib-olla liiga palju, sest et see teine klass ei läinud üle aja, mistõttu meil oligi 2 tundi pausi. Et natukene võib-olla lühem paus oleks võinud olla. Vaata, aga see nii oleneb päevast, mõni päev ongi see, et läheb täiega üle, siis sa saadki 1,5 tundi ja see on täpselt vajalik. Et nagu, ma ei tea. Aga ma käisin ju natuke poodides ringi. Ma käisin seal half price'is. Ma teadsin, et meiegi käisega tahtsin minna sinna. Aga kuna ma olin seal, ma olin mingi davai, ma lähen ära. Nüüd ma sain aru, et see on lihtsalt nagu brändide nii-öelda pool muidu mingi pood. Aga teate, ma ütlen ausalt, I don't care, kas mul on mingi Tommy Hilfigeri bluus või mitte. Mind need nagu brändimärgid, firmamärgid üldse ei koti. Ja ma sain ka aru, et okei, aga tegelikult mul ei ole siin paas midagi teha. Ja siis ma läksin Ülemistesse. Ja mul oli change'i kinkekaart, mille ma sain sünnipäevaks. Ja siis ma mõtlesin, et mida saad võtta. Et see on küll pesupood, aga ma mõtlesin, et võiks pigem võtta bikiine. Ja seal oli täpselt mingid bikiinid alla hinnatud. Ja niimoodi, et osta 1, saad teised tasuta. Ja ma olin mingi... Ja mul jäi silma iseks kohe 1 paar. Ma oleks mõtlesin, et äkki ma võtaks ikkagi midagi nagu kallimad, et ma võin neid soodukaga asju osta hiljem ka, aga mulle päriselt meeldisid need. Ja pluss nagu pesu mõttes nagu,
mul ei ole mõtet võtta mingi matching seti, sest et nagu, võib-olla see on too much information, aga ma ei tea, millal ma viimati braasi kandsin, sest nagu ma kannan ainult sports braasi. Esinemistel vahepeal on need mingid nudebraad või nii, aga ma ei kanna neid enam, sest nagu mul on nii väiksed rinnad, et I don't see the point. Aga ma leidsin siis sellised 2 bikiini. Ma panen teid niimoodi siia. Oi ei. No oleme Marit natukenegi pingutame rohkem, eks ole siin. Kõigepealt ma nägin neid rohelisi ja ma teadsin, et neid ma kohe tahan. Sellised. Ja siis selline alumine osa. Muidugi ma vaatasin, et alumise osasi oli 2 varianti. Kas olid niisugused üli nagu old school, et nagu hästi pika värvliga ja sellised või siis sellised. Ja ma olen nagu, kui ma läheks baasse, ma ei paneks sellist. Just, it doesn't cover anything. Nagu, where's the rest of it? Aga, jah. Mulle meeldis see ikkagi, nii et suva. Ja siis ma võtsin sellised lillad. Ma tunnen, et need on nagu minu juuksevärvile sobilikud värvitoonid ka. Sellised lillad, nad natuke nagu shine'ivad. Ja põhimõtteliselt täpselt samas kui alumine osa nagu. Põhimõtteliselt putit ei ole mitte midagi. Nagu et. No siis ma võtsin pesukaas, sest mul ei üle seda krediiti. Ma nüüd võtan selle meigi maha ja hakkan Aleppo-seppi tegema, sest mul hakkab vaikselt akna tagasi tulema. See on seotud hormoonidest, obviously. Jälle mingid perioodid tulevad siin. See on nii naljakas. Ma seda eelmises vlogis ei öelnud, aga nagu ma eelmises vlogi alguses olin mingi, kas ma peaksin kõigile ütlema, et saate aru, et mul pole üle 6 aja olnud mitte ühtegi punni. Ja ma olin mingi, et ma tean, kui ma selle välja ütlen, siis tulevad punnid. Ma küll ei öelnud välja, aga need punnid tulid. Ja tuligi 1, ma olin mingi, 6 aega on möödas ja siis tuleb 1, see on nagu fine. Ja siis tuli 2, siis tuli 3, siis tuli 4. Ma olin mingi pekki. Aga saate aru, see 6 aega, terve juuni, mul ei olnud mitte ühtegi punni. See oli imeline. See oli imeline. Ja ma loodan, et ma saan nendest ruttu jagu, ma hakkan nüüd Aleppo-seppi tegema, ma pole seda ammu teinud. Vaata ongi see, kui mul on ilus näänaks, siis ega ma seda Aleppot väga ei tee. Siis nagu, ma olen mingi, what's the point? Aga kui ma näen, et hakkab ikkagi lappamine, ma pean ikkagi tegema selle Aleppo kuuri. Oh my god! Jalka ajal, what the hell? Nii, jalka sai vaadatud, tegin koogi valmis. Seekord ma siis proovin seda varianti, ma pole seda mitte kunagi niimoodi teinud, et ma ei kasta küpsiseid millega sisse, vaid loodan, et see moos ja see kreem siis teeb pehmemaks neid küpsiseid. Ma ei tea, kas see toimib. Mina lähen nüüd magama. Ja töö! Tere hommikust! Käes on teisipäev. Day 2. Juba õudne ilm on. Mõtlesin, ma teen teile kiire run-through, kes meil täna on. Meil hakkab trenn Mariaga, kes käis eile abistamas mõnda treenerit ja ise võttis ka klasse. Ta on väga selline curly pop. Ja siis on see Iebe, kes oli meil eile esimene. Nii et ta on ka vist sarnane vibe, mulle tundus eile. Siis on Samuel, uus. Ja ta on selline ka curly pop. Aga ma arvasin ka, et ta on naine, aga tegelikult on mees. Ma ei teadnud seda. Ja selline girly vibe. Ja siis on õhtul Daniel korda Maria. Või nad koos teevad mingi collab-klassi. Ja ma arvan, et tuleb ka selline curly pop. Ehk siis täna ma arvan, et kõik stiilis selline curly pop. Ja meil oli esimene väike muudatus. Ma arvasin just, mõtlesin, et ei olegi see aasta miskit line-upis muutunud. Ja siis ikkagi hommikul tuli see, et üks härra Sergio, keda ma täiega tahtsin võtta tema klassi, ei saa tulla. Ja tema sõnul tuleb just Cindy, kes käis Eestis talvel või veebruaris winter campis Selectil. Ja ta oli mega äge. Nii et mul ei ole sellist mitte midagi, sest nagu nii naisi on seekord 2 pidi olema. 2 naist, 7 meest treenerit nagu. Ja nüüd on hoopis 3 naist ja 6 meest. Natuke rohkem tasakaalus. Tegelikult täna õhtuga tegelikult nii, et Kristel ja Diana tulevad minu juurde. Kristelil on täna sünnipäev. Siis me tähistame seda. Kristel muidugi eile kirjutas, et täna peaks olema mingi päike, et teha pikniku, aga ma ei tea, kas see päike ikka tuleb täna.
crack, and in. Up, up, boom, shot. Tick, 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 in, and out, and up, up, hold, roll, and jump. Rotate, and catch, boom, crack. T, 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 round, and boom, cat. Soon, or to see you guys somewhere else soon. Appikene, nagu te näete, mul on väga sweaty, aga mõlemad klassid olid nii fire. Oh my god. Love, love, love. Nii, tänane dinner. Kanakarissalat, käegalette ja siis ma proovin nüüd sellist Jõhvika rosmariini oma. See on mulliga. Või nagu sellise hästi imeliku mulliga. See on level 1 või? No alusta ühest kindlalt. 7, 8, this is 1. 2, I'm jumping, and 4, twist, 5, 6, and 7, and 8, and 1, new part, 2, and 3, 4, and hit and bass, bass. It was my first time here, our first time probably a lot of you, sorry, I can't breathe, taking my class, but you guys showed up. And 7, shot. 1 and 2, boom, boom, shot. 5, 6, 7, 8, 1 and 2 and 3, 4, 5, 6, boom, shot. 1 and 1 and 2 and 3, 7, 4, kick, up, down, slap. 1 and 2 and 3, 4 and 5, boom, shot. Sulle palju õnne, kallis Kristel. Oh my god. Yeah. What? Oh yeah. Kes see mees on? My future husband. Okei. Nii, sa pead nüüd soovima. Sa pead nüüd soovima. Oot. Nii. Ja nüüd vaata kaartike. Sul on seal kaartike. Mul on siin kaardike. Kus sa lähed? Oh yeah! Thunder down under! Nonii, kell on 11 midagi sellist. Kristel ja Diana läksid just ära. Ja mõtlesin, ma ikkagi korra räägin ka tänasest päevast, mis meil siis täna oli. Meil algas siis päev Mariaga. See oli üliäge. Nagu see kava oli nii vibe. Siis teine oli selle Jeebega, kes oli meil eile ka. Ja see oli ka nii äge, nagu ma nii hindan seda, kui tantsijad lahendavad või nagu lähenevad muusikale hästi huvitavalt. Ja kuidagi see tema liigutuste kvaliteet ja see, kuidas ta seda laulu enda liigutustesse pani, see oli nii geniaalne. Ta tegi seda Evacuate the dance floor, see kaskaadalaul, eks ju. Ja nagu mulle nii meeldis see, aga see oli alguses. Ja siis tegelikult keskel selline liigutus. Selline. Ja ma tundsin ühel hetkel, mul on täiega valusid ja nagu mul on ka praegu, tegelikult terve see päev oli siis pärast seda nagu selline, ma näitan siit niimoodi, et nagu mingi valu käib läbi. Et ilmselt mingi lihasele tegin natuke haiget ja ma olen seda siin masseerinud nüüd pikalt. Panin hobuse seda balsamit, panen veel kohe. Loodame, et see on homseks parem, sest nagu näiteks siit on nagu käib see mingi valu käib läbi. Just nagu need siis, okei, see on valus. Nii et ma loodan, et see ei takista mul, sest tegelikult see oli teine klass, eks ju, ja 3., 4. klass nagu ma tundsin seda, aga ma sain ikkagi tantsitud. Et selles mõttes on hästi, aga ei tohi liiga teha. See oli meil paus ja siis oli 3. klass oli Samuel ja see oli nii haige. See oli nii haige. Selles mõttes, et ta tegi seda Taila laulu, seda Art. Minu jaoks on hästi rahulik laul ja mul veits korra oli selles error, et kui ta alguses õpetas ka,
mulle tundus, et see tuleb selline bääri laulniga mingi aga siis tuli see laul ja ma olin mingi okei, suht raske oli seda tema kava ja seda laulu ühendada minu jaoks, et nagu päris heavy ja hästi raske musikaalsus ja väga palju liigutusi. Nagu ongi see, kui ma vaatan praegu neid videosi, et videote pikkus on mingi 20 sekundit. Ja sa mõtled, et sa õpid seal 1,5 tundi, ainult 20 sekundit. Aga vahe ongi selles, et nende kavad ei ole see, et mingi 1, 2, 3, 4, vaid on mingi 1 ja, 2 ja, 3, 4 ja, 5 ja, 6 ja. Nagu, et põhimõtteliselt mingi iga pool takti peal on vähemalt üks liigutus. Vähemalt. Ja see on nagu nii heavy ja nagu neil on nii raske, et nagu liikumised ka, et ei ole lihtsad, vaid on nagu tihtipeale üks asju, mis on sinu kehale hästi ebamugavad. Nii et see võtab natuke harjumist. Viimane klass, oh my god, see oli nii fun, nagu see Danieli ja Maria kombo klass. Ja nagu me enne treenime mingi, et noh, et mis kava nad siis teevad, eks ju. Vaatasime sealt Instast, et olid mingid kavad neil koos, aga nad olid kõik hästi seksuaalsed või noh, mitte seksuaalsed, aga noh, sellised mingi nagu üksteise peal grindimised. Ja see ongi nagu see, et meil on 99% siit nagu campist naised ja kui me peaksime pair up ima, võt selle kava eesmärk oligi, et see on nagu kahekesti. Et ei ole see, et nad annavad 2 klassi, vaid nad annavadki 2 kombo klassi, nagu et üks teeb ühte osa ja teine teist. Ja siis me alguses tegime nalja, et noh, et mina võiks olla see mees. Ma tahtsin lihtsalt pulli pärast nagu minu arust see tundub nii fun nagu panna ennast sinna olukorda. Aga siis nad tegid ikkagi mingid kava, mida nad mõtlesid eile. Ja siis ikkagi oli see, et pikem peab olema siis mees, et oleks lihtsam. Nii et siis ma pidin olema tšika. Ja no ikka siin oli kohe alguses just selline, kus nagu ta paneb käe nagu rinna peale ja siis teeb nüüd ja nagu esimene kord, kui ma seda panin, siis ma mingi, oota, aga Kritil on siin rinna, et nagu kuidas ma panen talle lihtsalt siia nagu, see tundus nii vale, vaata, mehele jah, paned nagu niimoodi, aga nagu me kõik seal nagu vaatasime üksteisele otsa mingi, kuidas me siin nagu paneme, et nagu päris huvitav lähenemine, aga ongi see, et kuna see oli viimane klass, siis see oli ülihea, et see oli täiesti teistsugune. Mul ei olnud kordagi nagu mõtet ka, et mis kell see trenn läbi saab, mitte idegi, mul oli nii fun, mul oli nii naljakas. Et nagu väga head selline klass oli meil viimane, et ma sain päriselt nagu have fun'ida nii-öelda. Homme tuleb lõpuks meil Heels Chaneliga, ma väga ootan seda. Ma tahaks loota, et ta teeb vähemalt ühe kava sellise, mida ma tean, et ma saaksin keskenduda rohkem detailidele ja teha veel paremini, kui ma eelmine kord tegin. Vaikselt hakkab, nagu ma tean, see on tegelikult nii halb, aga vaikselt hakkab mul tekkima see, et ma väga tahaksin, et mind valitaks kuskile gruppi tantsima. Et kunagi, kui ma alustasin nende, mitte campidega, aga nagu selliste välismaa inimeste klassidega, siis vahepeal mind lihtsalt valiti kuidagi moodi, siis ma olin mingi, näiteks ükskord trippelis ja ma ei saanud aru sellest tähtsusest. Ma olin mingi, ja mind valiti, aga nagu see, noh, see oli minu jaoks nagu mingi, aga siis pärast ma olin mingi, oota, rippeli campis, rippel on nagu täiesti crazy tasa, eks ju. Et what? Ja siis Selecti teises campis vist, minicampis nii-öelda, mis oli meil mingi talvisel perioodil, siis seal üks treener valis mu. Ja siis ma ka nagu ei teinud sellest nagu mingit nagu mitte big deali, aga nagu ma ei oska seda. Ja siis nagu nüüd olen aastaid lähenenud sellele niimoodi, et ma pigem tahan olla nähtamatu ja kuskil omas nurgas, et ma isegi nagu näiteks kui treener läheb vaatama inimesi, et keda kutsuda, siis ma nagu meelega isegi ei ürita temaga kontakti luua, et ma olen nagu nii blokk ees, eks ju. Aga nüüd ma tunnen, et I'm getting there, et ma võiksin ikkagi uuesti oma enesekindluse selles mõttes välja tuua, et kui ma usun ja tean, et ma sain kavaga hästi hakkama, siis ma võiksin nagu anda sellest märku, et ma ei tahaks kohe peitu minna. Ja nüüd ma tunnengi, et ma tegelikult väga tahan nagu see tegelikult ei näita mitte midagi pikas perspektiivis. Lihtsalt nagu see on selline tore väike mitte kinnitus, aga selline lihtsalt tore väike asi, et keegi märkas sind, aga nagu ma just enne Dianaga rääkisin sellel teemale ja ütles ka, et vahepeal on näiteks niimoodi, et sa ei panegi inimest klassis tähele, aga siis pärast videost vaatavad mingi, ta oli üli hästi pani, eks ju. Aga ma ei näinud teda klassis, et nagu vahepeal see lihtsalt ei jäägi nagu silma, aga sa paned hästi, et see on ka okei. Aga lihtsalt ma tahaks nagu see käib üks kord nüüd saada valituks. Ma näetan eelmine kämp, ma nagu meelega, ma ei vaadanud mingi ühele treenile otsa, ma olin mingi, oh my god, ei. Isegi kui ma tundsin, ma sain ka väga hästi hakkama, siis pigem ei läinud seda teed pidi. Aga seekord ma tunnen, ma juba vaikselt olen valmis. Heels campis ka ma veel nagu üritasin vältida nagu neid
pilke, aga ma kindlasti tunnen, et ma nüüd tahaks võib-olla natukene. Jah, kui ma vaatan videosi, obviously, mul on nii palju asju, mida parandada, et ma ei tantsi nii, nagu ma tahaksin. Aga nagu ma ikkagi tean, et mõnes kavas ma olen teinud hästi. Ja mu panused on Chanel'i peal, sest et ma olen tal juba erinevates klassides käinud juba 2 korral, nagu 2 erinevas mitte campis, aga nagu intensiivis, ühesõnaga. Et ma juba vaikselt tean neid kavasi, ma tean ta käekirja, äkki ta mäletab mind. Tihtipeale on ka see, kui treenerid sind mäletavad, siis neil on nagu see, et nad kuidagi näevad sind paremini, sest nad teavad sind. Et we will see. Ühesõnaga, ma nüüd lähen võtan selle meigi maha, mida enam ei eksisteeri isegi. Ma lähen magama ja jätkame homme with day 3. 3. Puu, mida? Okei, ja tööd. Tere hommikust, käes on kolmapäev, lotokolmapäev. No täna oli ikka raske ärgata, ütlen teile ausalt. Ja see vigastus on päris valus. Ja alles on 3. päev 5. Nii et ma kahjuks pean ikkagi mingit sorti vigastusega tegelema siin campi jooksul. Et selle ümber hakkavad need asjad pöörlema, mis on nagu nii nõe. Tahaks nagu päriselt teha neid kõiki asju, aga keha ei saa sundida ka. Nii et ma olen ennast parima. Ma võtsin kaasa August balsamit. Ega mul midagi rohkem sellega teha ei olegi. Ma üritan venitada seda ja eks näid, mis saab. Täna on meil hommik algamas Toobiga. Ja Toobi oli meil esimesel päeval see õige viimane, kus läksin niuke street test flowi. Ma lähen ta trenni, on sellepärast, et mul on vaja sellist stiili harjutada. Ma nagu selles mõttes ei pane endale selles trennis mitte mingit pingeid, sellepärast, et see ei ole nagu päris minu stiil, aga ma ikkagi tahan seda harjutada. Siis on meil Maria, kes oli eile, eks ju, see tšika. Nii et ta tuleb selline girly pop jälle, see paus. Ja siis on Chanel, meie ainuke Heelsy class, ainuke Heelsy treener selles campis. Ma olen selle üle nii excited. Loodame, et ta teeb mingit kava, mida ma tean. Let's see. Ja siis õhtu lõpetab see sama Samuel, kellest ma kusjuures ei saanud teile videot või nagu ei saanud endast videot, sest kuidagi läks aeg nii kiiresti. Aga võib-olla oli ka parem, sest nagu ma sain küll video, never mind. Ma unustan kogu aeg ära, et ma ikkagi lõpuks sain. Vot, ja ta oli nii killer eile, et vaatab, mis sellest saab. Vot, let's go! Näe, mu Boltika ootab siin. Ma ikkagi ei suutnud seda esimest klassi teha. Tegin pool tantsu, aga niimoodi, et esiteks mul on nii vähe energiat. Teiseks see käsi on ikka väga valus. Ja nüüd ma lihtsalt mõtlesingi nagu Heels Campis seda, et smart dancer ma hoian enda keha praegu nendeks klassideks, kus ma tahan täielikult pühenduda. Muidu see stiil on üliäge ja nagu streetikas ja selline, aga lihtsalt praegu pean valiku tegema, et lihtsalt keha säästa natuke. Nii et praegu läks nii, aga ma loodan, et järgmiseks klassiks ma saan kuidagi selle käega tantsida ilusti. Valus on. Nagu, kui ma mõtlen vigastustele, ma mõtlen alati nagu jalgadele, ma ei mõtle kunagi kätele. Nii et nagu it's weird. Ja nagu käega toimub nii palju asju tantsu ajal, et lihtsalt. Nii vahepeal peame kraabima ilusti raha välja, eks ole, proovime. 20 000 tuleb ja meil tuleb mõlemal pea või. Davai, vaatame. Jaa, tuli working girl. She's going in. Up and then out. Yes. And arms shoot out this way. Going home with a nice memory of Estonia. Your guys' energy was really nice in class. It was present. I felt you. I hope you learned something. I hope you No nii, mušukesed. Teeme tänase kokkuvõtte ka. No täna tegelikult oli raske päev, sest ikkagi vigastusega tantsida on ülikeeruline. Sa pead tegelikult väga palju asju enda jaoks muutma või nagu
kohanema teistmoodi, sest sa tead, et sa ei saa teha nii, nagu sa tahaksid. Et see käsi täna täiega takistas mul tantsimast. Aga ma ei lase nagu pead norgu, et mingi I'm not getting the full experience. Ma siiamaani mäletan, kuidas Kaili, üks tantsija, oli seal ühel intensiivil selle õlavigastusega ja tantsis ühe käega ja nagu ma olen mingi, et if she can do it, then I can. Kui tema pidigi olema nii, ma saan seda kätt liigutada mitte lihtsalt nagu to full extent. Ehk siis nagu ma lihtsalt embrace'in, et jah, ongi vigastus ja ongi natukene raskem, aga we got this. Esimene klass, jah, te juba nägite, hommikul siin rääkisin, et ma tegin pool klassi, siis ma otsustasin ikkagi puhata. Ja see oli tegelikult õige otsus, sest ma hoidsin oma energiat teiste klasside jaoks. Muidu see stiil ise on üliäge, aga lihtsalt ma tunnen, et see on täpselt see, et ma tahaks seda õppida, seda niisugust flowi hip-hopi. Aga mul oleks vaja nii, et ma reaalselt lähen kuskile eraldi klassi fookusega, et see on minu ainuke nagu asi. Et ei ole see, et see on campis nagu 3. päev, 1. klass. Ma lihtsalt ma ei jaksa. Tahaksin pigem seda stiili teha nii, et ma teen kas 100% või mitte midagi. Et see half-ass nagu sellisel hetkel, kus sa õpid mingit stiili paremini tundma, see ei toimi. Nii, siis oli see Maria class. Oh my god, see laul. Nagu see oli nii näesti. I know you wanna fuck me. Ühesõnaga terve aeg ta kordas seda sama asja. Et nagu see laul juba oli nii äge, selles mõttes, et nagu jah, see sõnumiks, aga nagu ma ei tea, kuidagi see vibe oli äge. Ja see kava oli ka mega äge, aga oligi seal olid need mingid käeliigutused ja no mul oli ikka valus. Ja siis oli midagi Chanel ja siis ta tegi seda Michael Jacksoni kava, mida me õppisime ka Lätis. Ja nagu nii mõnus oli see, et sa tead kava, et sa saad keskenduda päriselt detailidele, sest nagu tihtipeale intensiivitel, kui eriti ma ei tea hip-hopi kavad, sa ei jõua nagu 100% kõiki detaile paika saada selle 1,5 tunniga. See lihtsalt ju, ma nagu kõigil on midagi, mida nad teevad nii nagu teistmoodi või nagu jätavad midagi nagu skipivad või kuidagi teevad oma moodi. Et nagu sellistele kavadel peab reaalselt nagu sleep on it. Ma ei tea, mis see nagu, jah, eesti keele väljend nagu magama peale. I don't know. Ma mõtlesin peas, et siis on ju lihtsam klaas, kui ma tean kava. Aga teate, mis seal juhtus? See oli pigem see, et ma tean kava, ma ei saa nüüd nagu millegi mingi excuse'i taha nagu peitu minna, et mingi, aga ma just täna õppisin, et sellepärast kui minna kõiki detaile. Ei, sa õpid seda nüüd teist korda, mis tähendab, et sa pead, ma ise endale nagu peas mõtlesin, et ma pean seda tegema veel paremini, kui ma tegin eelmine kord, sest muidu mul ei toimuks arengut. Et kui ma teeksin täpselt samamoodi, nagu ma tegin eelmine kord, siis see tähendab, et see 1,5 tundi, mis ma praegu kasutasin, see oleks nagu wasted, sellepärast, et ma tegin täpselt samamoodi. Ehk siis eesmärk on ju areneda. Ja ma võrdlesin need 2 videot nagu sellest Heels Campist ja siis tänasest ja nagu ma näen seda erinevust, et nagu detailid on palju sharpimad ja palju rohkem sellist dünaamilisust. Ta ei valinud mind, aga ta valiski ainult 3 tüdrukut. Vist lõpus valis veel 5, kui ma eksi. Which is fine. Ma tundsin, et ma olin nii in it, ma andsin end 110% nagu reaalselt. Ja see oli isegi mingit viisi nagu väsitavam, sest ma tundsin, et ma nii haigelt pingutasin, et ma tõesti nägin väga palju vaeva. Ja siis oligi aeg viimaseks klassiks ja see oli selline räige gangsta, mingi laul ja nagu täiega vibe, aga lihtsalt ma arvasin, et ta teeb mingit curly popi ja siis mul oli täiesti vale outfit, ma lõpus panin siis mingi T-särgi selga ja see oli hoopis teine asi. Ma panin praegu kodus seda keeli endale peale, siis ma lähen nüüd käin pesus, kuivan ära, siis ma panen uuesti seda keeli, siis ma lasen sellel kuivada ja siis ma panen veel külmakotti siia peale. Ma juba panin vahepeal külmakotti. No ChatGPT soovitas mulle niimoodi. Ja siis ma enne magamine natuke nagu teen mingit harjutusi, et homme oleks parem. Tundub, et midagi hullu ei ole, lihtsalt nagu ongi ülekoormus. Korra lisan siia lõppu veel, et Chanel alguses ütles trennis, et teeme hommikul tehnikat, ta on 1. homme. Ma olin okei, aga siis ta oli lõpus mingi kuulge. Äkki teeks seda Rihanna Man Down ja ma olin mingi jaa. Sest ma lootsin, et teeb seda täna. Ma panin täpselt selle outfiti, mis mul oli Heels Campis. Sellest ma arvasin, et teeb seda, aga siis ta tegi hoopis seda Michael Jacksoni kava. Ja nüüd ma pean uue outfiti leidma homseks. Ma ei saa ju sama outfiti kanda. Come on. Et ja mõtlesin, ma korra käin selle läbi kodus praegu ka. Et lihtsalt homme oleks natuke lihtsam, et ma saaksin jälle 100% keskenduda nagu detailidele ja sellele, et seda kava veel paremaks teha. Tere hommikust, käes on neljapäev.
4. päev. Almost at the end. Tänane hommik algab siis me Chaneliga, selle Heelsi kavaga. Teeme seda man downi, ma olen väga elevil. Siis meil tuleb Joa, pole kunagi ta klasse võtnud, aga need tunduvad hästi sellised liinid ja nagu hästi stretched out. Mida ma natuke selles mõttes kardan praegu, muidu mulle meeldib see stiil täiega, aga lihtsalt mul käsi, ta on parem, aga ta on siiski valus. Ta ei läinud hullemaks, mis on positiivne. Ja siis on Cindy, kes on meil siis see uus treener, keda ei pidanud alguses olema, aga ta on selline curly pop, nii et I'm ready for that. Ja siis viimane on keegi Kenzo ja ta on hästi selline striidikas. Mulle tundus vähemalt. Nii et vaatame, mis sellest kõik välja tuleb. 3, 4, 5, 6, 7, 8. That's the end. 6, 7, and 8. We go 1, and 2, and 3, and 4, and 5, 6, 7, and 8, and... Ma ostsin ikkagi uued dressid endale. Üpsi. 6, jump, 7, and 80 and. Do these rhythms. You need groove to understand you need groove for that. But don't show me the groove because that takes away the surprise element and the purpose that we have at this moment. Please remember the essence, the artistry, the uniqueness, the identity, and the sweet spot between. Ma ei mäleta, kas ma ütlesin teile, et mul on veel õhtul nüüd erakas kohe. Kui ei öelnud, siis nüüd te teate, kui ütlesin, siis ups. Ühesõnaga, mul on ka erakas. Ja siis saame alles koju minna. Mul juhtus taas kord see feilo, et tellisin siis Joosepile süüa. Tellisin talle ühe pasta, või keeli või mis iganes asja, millest ma pärast räägin. Need olid mõlemad pakid, mis ma tellisin. Üks oli see ja siis teine oli söök. Tellisin enda samasse kohta. Ma unustan ära kogu aeg, et minu kodu kõrval ei ole venipakk, vaid on Unisend. Ja ma tellisin venipakk ja see on Kristiine keskuses. Ma pean ikkagi autoga minema sinna. Nii ma pean ikkagi, ma jõudsin juba põhimõtteliselt koju. Ja ma pean nüüd autoga sinna Kristiine keskusesse. Aga miks ma pean praegu minema on see, et täna oli tal viimane söök. Ehk siis mul ei ole homseks talle mida kanda. Ma pean selle täna ära tooma. Täna on siis nii, et kell on 22 läbi. Mingi 11 minutit ma ütlesin üles koju. Et ega ma väga palju õhtul ei jõuagi enam midagi teha, sest ma pean varsti magama minema. Aga ma näitan teile. Seda soovitas üks neiu probiootikumi Joosepile. Et ta on looduslik variant. Ma andsin Joosepile väga pikalt Fortiflora probiootikumi, ega siis see otsa. Ja ta väga soovitas seda. Ütles, et see nimeravim. Ma mõtlesin, et why not proovida. Sellega on ainuke mure see, et kui talle ei peaks maitsema see, siis juhtub nii, et ma pean talle seda sundima kuidagi süstiga. Mida? Sundima sööma, ehk siis ilmselt pean süstlaga panema kuidagi talle suhu seda. Ma loodan, et talle ikkagi maitseb see, et ma ei peaks seda tegema, sest see on õudne asi, kassioomanikud teavad. Selline asi. Sonofor. Pool teaspooni. Vaadake seda. Ja nüüd on siis nii, et ma tellisin 4 pakki seda toitu. Seda toiduga on nii, et ma Joosepile andsin seda toitu 10 päeva, ostsin 1 karbi. Siis tundus, et talle sobis, ma ostsin teise. Ja siis ChatGPT ütles, et davai, proovime juuli lõpuni ja vaatame, kas läheb korda. Tal pole veel seedimine taastunud. Ta on natuke paremaks läinud, aga nagu ta ei ole ikkagi perfektne. Et ikkagi teeme juuli lõpuni. Sest ta sööb seda väga hea meelega, nagu ta on praegu söönud. Varsti pea 6 aega järjest. Ei tähendab 20 päeva. Natuke vähem. On söönud ühte sama sööki järjest. Ja tavaliselt ei ole see vend. Nii et proovime. Kui nüüd see saab otsa ja ei toimi, siis hakkame jälle otsast peale hakkama uut toitu proovima. See on jube keeruline. Küll aga räägime siis sellest campist. No täna on day 4, eks ju. Oli. Ja see vigastus ärritas mind täna ikkagi.
et eile ma ütlesin siin, et ei tasu umbes mingi pead nurgu ajada, no tegelikult ütlen ausalt, ajab vihal ikka küll. Et ma olen klassis, ma saan aru, et ma ei saa pooli liigutusi teha, sest lihtsalt paratamatult enamus inimesi on ju maailmas ikkagi paremakäelised, mistõttu kui sul parem käsi on tugevam, mistõttu ka kõik tugevamad löögid sa teed parema käega kavas, sest see on loomulikult kehale. Ja no muidugi enamus treeneritel ongi kavad, see on täiesti normaalne, et neil on kavad tehtud tugevama käega ja ikka vahepeal nagu tekkis see nagu frustratsioon, et ma ei saa seda kava teha nii, nagu ma tahaks, ma ei tohi endale liiga teha ja niigi mõtle, sa oled juba väsinud, eks ju, su eesmärk on haarata võimalikult palju informatsiooni, jätta kava meelde, tegeleda nende liigutustega. Ja nüüd, millega ma tegelesin täna on see, et ma pidin igat liigutust kalkuleerima, kas ma pean seda ümber tegema. Oligi mingi kombo, mida ma ei saanudki teha ja siis ma mingi nii siin ma liiguks hoopis niimoodi, ma pidin hakkama peas nagu kava nagu ümber tegema. Et selle peale kulus aeg, et nagu veits on annoying. Meil oli hommik Chaneliga, me ikkagi ei teinud seda man-downi, sellepärast, et ütles eile ka, et teeme tehnikatunni, siis trenni lõpust oli mingi, äkki teeks ikka Rihannat, siis oli mingi, okei, vaatame, aga kuna ikkagi, vaadake, see laager on ikkagi hip-hopi või commerciali laager, see ei ole absoluutselt suunatud hiilsile, seega see on täiesti normaalne, et enamus inimesi ilmselt ei olegi seal hiilsides tantsinud väga, et siis neil puudub ka tehnika ja seetõttu ka siis ilmselt ta nägi, et okei, siin peab ikkagi tehnikat rohkem tegema, siis me tegime ainult tehnikat. Teisel oli veel see Joa. Mulle väga meeldis ta stiil ja nagu see nagu musikaalse kõik see, lihtsalt oligi see, et need olid hästi palju käsi, hästi palju detaile ja ma lihtsalt, ma ei saanud ju teha füüsiliselt. Et jah, aga ta õpetaja oli väga nice. Siis oli meil Cindy, kes oli siis ühe Sergio, kes pidi algselt olema tema asemel. Äge kava oli, aga hästi raske oli mul kuidagi seda enda kehasse saada või nagu kuidagi keha ei võtnud seda üldse omaks. Ja kuna ta on hästi noor, siis ta õpetamise stiil või ta ei ole veel nii nagu, et oskaks nii täpselt võib-olla kuidagi ma ei tea, lihtsalt kuna nii tugevad õpetajad on olnud viimastel päevadel, siis nagu sa hakkad nagu võrdlema neid, et ta ei õpetanud nagu kõige paremini, aga samas tal on ülihea energia ja ta ikkagi õpetab hästi, lihtsalt nagu ma nägin neid, kes nagu oskasid mingeid teisi asju kuidagi juhendada, I don't know. Ja siis viimaseks oli üks Kenzo. See, kuidas see vend liigub, täiesti haige. Nagu ma lihtsalt vaatasin, suu ammu oli nagu, niisugune tunne nagu ta keha on plastiliinist, lihtsalt see muusik lihtsalt voolab tast läbi ja seda oli nii ilus vaadata. Aga kuna ütlen ausalt, ma olin täiesti nagu juba kurnatud selleks hetkeks ja see käeasi ikkagi tohutult häiris mind, siis samamoodi tal oli ka hästi palju mingid käte asju, laineid, viskeid, et lihtsalt ma ei saanud teha. Okei, ma hakkan nüüd siis sööma. Tere hommikust, käes on reede. Ja ma ütlen teile ausalt, ma sain täna nii kergesti üles. Minu tunne nagu, ma polekski 4 päeva järjest kämpis olnud. Ja üldse, kui ma hakkan mõtlema, siis tegelikult ikkagi see tund aega hiljem oli see aasta. Ja üldse ma tunnen, et mu keha ei ole olnud nii väsinud, kui näiteks eelmast oli. Või üldse ma kuidagi tunnen, et ma olen väsinud, aga mitte nagu niimoodi, et täitsa pekkis. Et kuidagi hästi on läinud. Mu käsi on palju parem. Ma usun, ma saan ta ilusti kaasa teha. Nagu veel õrnalt on mingi valu, aga nagu see ei ole enam nii häiriv. Meil on täna siis 3 klassi ainult. Me alustame selle Joaga, kes on hästi nagu liinid ja nüüd kätsed. Siis on Cindy, väike girly pop ja siis on jälle see Kenzo. Ja siis saabki tänasega läbi. Nii kiiresti läks see. 5 päeva. 3, 4, 5, pull, 6, and. So I need you 7, and to the floor, A, D, and. 3 and a 4 and 5, 6 up, 7. This is 8 and 1. Expensive shit, expensive things, okay. Oh, she working. And a 40 and a 5, 6. We're gonna go 6. Give me left, right, and 7. 6 and 7. Tulin Joosepiga õue ja pöörasin otsa ringi. Või tulin Joosepi kõrvale, sest seal on keegi ja ma ei julge teda lasta välja niimoodi.
oh my god, vaarikad on valmis, hakkame sööma. Okei, see kiisu läks ära, nii et ma chillin nüüd Josepiga aias. See ongi tehtud, täitsa pekkis, ma olin 5 päeva lihtsalt mingit nagu täiesti teises nagu keskkonnas ja nüüd tulen tagasi nii-öelda reaalsuses, see on nii veider. Täna hommik esimene klass oli nii vinge ja ma tundsin, et ma nagu nii pingutasin, sest see oli nagu nii minu vibe. Kõik see nagu hästi detailis ja niisugune isolatsioon ja kõik see, I loved it. Ja ma tõesti andsin endast nagu kõik. Ja siis teine klass, mis oli Sindi. Ka seekord ma üldse nagu, see camp ma teda väga ei fiilnud, ma ei tea, kuidagi need kavad ja need lauluvalikud nii kuidagi lihtsalt ei haakunud minuga. See oli pausi, siis oligi viimasena see Kenzo uuesti. Ja no samamoodi, et nagu et tal on hästi keeruline liikumistiil. Ma panin tähele, et tal on selline liikumistiil, et tal pole põhimõtteliselt ühtegi pausi. Et tal ei ole seda, vaid tal on nagu pummkaraga, lähetada siia tõmbarabamba. No, hästi nagu hästi continuous movement ja see on nagu ülikeeruline meelde jätta. Ja ta tegi megapika kava nagu viimaseks klassiks ka mingi minut aega peaaegu. Et enamus klassid kava pikkust 20-30 sekundit, aga et seekord 1 minuti veel nagu raske kavaga, et siis ma lõpuks oli lihtsalt nii suur väsimus. Ja siis ma ütlesin koju, ma sõin natuke, siis ma jäin magama. Kell on nüüd 8. Me lõpetasime, me läksime üle ka mingi 45 minutit. Ehk siis me lõpetasime mingi 17:45 äkki või? Pidime lõpetama kell 5. Ja siis mingi, ma ei tea, peale 6 hakkasime tulema alles ära. Tal on see afterkas ka kell 10, aga nagu ma lihtsalt, ma arvan, ma ei jaksa minna sinna. Mul nagu ühest küljest on nagu see, et nagu ei, püsime kodus, aga teisest küljest on mingi, you're gonna miss out. Ma ei tea. No nii, kell saab varsti 11. Ma ikkagi liigun välja, sest tegelikult I feel like I have energy. Õues on väga mõnus ilm, jalka käib praegu veerandfinaal Telliskivis. Ehk siis vainat natukeseks minna. Nii et let's go. Tere hommikust, käes on laupäev. Mul oli päevas siis nii veider oli ärgata kell 10 ja olla nagu, oota, ma ei peagi ärkama kell 8. Ma ei peagi minema trenni. Nii veider, see oli nagu uus reaalsus, et käia iga päev niimoodi intensivil. Aga mis mul täna on plaanis, ma hetkel lähen free flow'sse. Lähen teen ühe eraka. Ja siis me lähme minu õe sünnipäeva tähistama Solarise sinna Da Vinci katusele jälle. Ja ma tahan juba seda purkisse süüa, mis ma eelmine kord sõin, see oli nii hea. No nii, ärakas on tehtud, panin kleidikese selga, ma kandsin seda viimati reaalselt oma sõbranna pulmas. See on, lõnali, see näeb nagu kord, kui ma seda kandnud olen. Ja ma mõtlesin, et why not? Ma tegelikult mõtlesin seda vahepeal müüa, sest nagu minu arust see lõige ei ole kõige flattering, ma ei tea. Ühesõnaga, et nagu ta mu rindu ei rõhuta, ta mu kuidagi teeb siin naljakaks, aga noh, ma ühe korra kannan veel, siis ma võib-olla panen müüki. Nii et kes tahab osta, siis sellist ilusat tooni, aga see lõige vist ei ole päris mulle. Ja kokteili. Tulin Joosepiga õue ja siis siin üleval, vaadake. Mul on üks orav, kes lihtsalt vaatab meid ja ta näeb Joosepit ja ta on mingi, oh my god, it's a cat. It's a cat. Oh shit. Ta on nii nunnu. Ta on nii segaduses. Ta on nagu, what is this animal here? I'm so scared. Õues on nii pime. Kell on 9. Ma ei saanud isegi tiibeeni pealt vlogida, sellepärast, et mitte midagi pole teha. Ühesõnaga väike update. Tulin aeda, chillisin Joosepiga, seda nägite. Siis ma võisin Joosepi tuppa, siis ma tulin aeda tagasi, lugesin raamatut. Süün tuppa, mõtlesin aga vlogi monteerima, et homseks võiks vlogi üles saada. Et ma olen hästi vähe monteerinud sellest vlogist, et hakkaks nagu pihta. Aga ma jäin magama. Ups. Ja nüüd on kell 9 ja mul on nagu enamus vlogi vaja teha, nii et ma ei tea, kas ma pressin ennast ja üritan selle valmis teha homseks, samas mul on vaba päev. Hakkame lihtsalt vaikselt minema ja vaatame, mis õhtu jooksul saab. Kell on 2:54. Jalka sai just läbi. Norra kaotas. Aga
ma terve aeg monteerisin ja tegin mingeid muid asju. Ma jõudsin sinna maale, et mul on pool tundi peal monteerida, aga ma ei hakka seda tegema täna. Ma arvan, ma teen nii, et ma hommikul ärkan, monteerin lõpuni, panen homma üles ja panengi nagu pühapäeval üles lihtsalt natuke hiljem. Ja no mul on lihtsalt see loogika, et päev enne peab olema treiler. Aga ma tihtipeale panen treileri alla mingi kell 2 öösel ja siis panen video üles kell 10 hommikul. Et tegelikult tehniliselt vahet ei ole, sest enamus ilmselt näevad niimoodi, et näevad treilerit ja seda, et video on üleval samal hetkel. Nii et jah, ma lähen tuttu ja vaatame, mis me homme siis teeme. Tere hommikust või päevast. Täna on pühapäev, kell on 4 midagi. Ma alles nüüd tulin õue, saate aru või? Lihtsalt kuidagi täna hommikul oli nii veider vaid. Ma tegin seda vlogi, eks ju, monteerisin, see võttis mul mega kaua aega. Ma teadsin kogu aeg, et õues on soe ja lihtsalt ma ei suutnud tulla õue. They are having ma ei tea, mis see siis on, aga ühesõnaga passivad üksteist. Ma hoian Joosepit kinni, aga ma tahan, et oleks võimalus ikkagi nagu näha kasse. Et ma üritan teda mitte mulli kila sees hoida, aga I'm protecting him. Joosep oli kohe mingi hakkas juba vaikselt minema. Ütlesin Joosep Kalla, you're not that bad bitch. Ma olen seal maal, et mul on nagu see, et mul on nii igav. Ma ei taha tööd teha, ma ei taha kodus istuda. Ja ma otsustasin, et ma teen niimoodi. Lähen viin taarat. Lähen ostan endale snäkke. Panen aias endale väikse stationi püsti. Ja hakkan lihtsalt mingit, ma ei tea, YouTube'i või midagi vaatama õues. Väike plaanide muudatus. Ma sõidan hoopis Pikakari või mis iganes kuskil sinna Kopli poole randa Kristeliga. Nii et lähme chillime rannas hoopis. Hoi, jah. Me oleme siin ja Kristel tahab jõuda siia. Let's go. Vaadake, kui ilus siin on. See ei näe välja nagu Tallinn. See on nagu, kahe näitel. Nagu vaadake, see kuidas kõnnid siit. Nagu Lõuna-Eestis oleks. Ja siis siit teisele poole. Kohe näitan teile. Ennem see nägi välja nagu see mingi lehmakombinaat või mis iganes. Näe, ongi. Ma ei tea, mis on seda. On näpp. Sa pead niimoodi kõndima siin, sest siin on hästi palju need väiksed kutukaid ja ma hingan läbi suu. Ja siis nad lendavad siin. Welcome to loodus. I'm a nature child, aga ma ei taha, et mu suus oleks. Aba, siin on see minu oma, Kristel ja ma. Nii, 3, 2, 1, let's go. Tupsu. Hallo, liigume. Meil on uus mäng, community, ja siis this is the prize. Need on need mehed, kes võistlevad for the diva, for the queen. Võite, kuidas sa alustab, kas ta on mees üleine? No, ta on kindlalt mees nagu. Aga see? Tegelikult on suht girly ju. Ta on veits girly. Yeah. Vaadake, kui ilus loojang. Gorgeous. Ta tuleb mul käe peale. Meid ajavad reaalselt mingit põrnikat taga. Oota, mis enda nimi on? Mingi krassu. Juuksekrass. Nad lihtsalt ajavad meid taga ja niisugused suured pirakad poisid. Ja lihtsalt jäävad meile külge kinni. Praegu tuli ka käe peale, kui ma hakkasin siin vlogima. Õudne. Kas te olete kunagi mõelnud, kus pardid magavad? Kui ei ole, siis nüüd mõtlete, ma arvan. Ju hakkam. Okei, siin on kuri kutsu, aga ma tahtsin seda silti näidata. Mul on nii hea meel, et me läksime Kristeliga, sest nagu ma ei ole nii ammu käinud mere ääres, ma ei ole nii ammu käinud lihtsalt kuskil niimoodi chillimas ja avastada niimoodi uusi kohti. See oli nagu megatore ja seal mere ääres oli nii ilus. Ja reaalselt ma hakkasin just magama sättima, kui ma sain teada ühe kurva uudise. Et üks mees, kellega ma olen esinenud koos, ta on ühe mu õpilas isa, ühesõnaga ta lahkus meie seast. Ja lihtsalt kuidagi see oli nii šokeeriv ja nagu ma lihtsalt I'm shocked. Selline väike wake up call, et enjoy every moment. Aga teate, siinkohal ma tegelikult tõmbangi selle vlogi kokku. Mõtlesin, et ma pole ammu tegelikult teinud nagu sellist korralikku treilerit, et võib-olla võiks teha. Teeme järgmises videos.
kuidas läheb minu open class, kuidas lähevad minu free flow laagri workshopid, kuidas läheb mul Nancyga esinemine ühes pulmas, kuidas läheb mul overshow, aga tegelikult on veel igast asju, aga sellest kõigest juba järgmises videos, nii et ilusat hommikut, päeva, õhtut teile, millal iganes te seda vaatate ja näeme juba järgmises videos. Tšau!